Erakordselt madalast veeseisust siin Rohuküla sadamas annab märku ka see vana laevavrakk, mis tänu taandunud veepiirile on nähtavale ilmunud. Noh, kuidas Hiiumaale pääseb? No, loodame, et täna pääseb hästi. Kui suur ettevalmistus või kui suur teadlikkus peab olema, et nüüd laevale pääseda? No, piisav sellepärast, et nüüd õnneks hakkas teine laev käima ja olukord on paremaks läinud ilmselt. Ei paista olevat järjekord. Kas see äpardus laevadega või äpardus ilmaga mõjutab ka otseselt teie tööd? Ikka mõjutab. Nüüd on ööd ja päevad siin. Passimist palju, ei saa laevale. Aga hiidlase ja Hiiuga seotud mehe meel on leplik. No peab olema optimistlik ikka. Ega meie sellest süüdi pole, et ilm selline on ja veedase. Sinna ei saa keegi parata. Aivo. Kui pikk oli ettevalmistus või kui teadlik peab olema nüüd tänasel päeval üks Hiiumaale tahtija? Peab hästi oskama internetis surfata ja vaadata, mis ilm on ja kus küljest tuul puhub ja kas veetasapind tõuseb või langeb. Nüüd see on väga keeruline. Kui leplik või kui pikameelne on siis hiidlase meel, et sellise olukorrad iga päev esine ka ikkagi? No antud hetkel peab olema väga leplik, et ellu jääda. Et see on keeruline.
kas see viibimine, passimine või teadmatus ka teie elu otseselt mõjutab kuidagi? No eks ta ikka mõjutab, aeg jookseb, raha jookseb, midagi teha pole, et igal inimesel on aeg kallis tänapäeval. Minu nimi on Urmas. No aga räägitakse, et kui netti ei vaata, siis see võib maha jääda. See on päev läbi, on netti vaadatud ka tegelikult, et 4 erinevat saiti on ees, vaatame veetaset ja praamid.ee infot ja kus praamid liiguvad, Facebooki ja Õpetuseks teie oma kogemuste põhjal, mida teistele öelda, et kas siia tasub ootama tulla või ikkagi vaadata, mis netis toimub? No kõigepealt ikka netist vaadata ja siis selle põhjal vaadata, kas tasub riski võtta. Et eelmine nädal ma istusin 5:30 hommikul. Mitte eelmine, 2 nädalat tagasi. Istusin 5:30 hommikul. Siin. Kuidas Hiiumaale saab? Ei tea veel. Praamid on kadunud. Liiga väiksed, vanad munakoored on alles ja uskumatu on see, et uued laevad, nende süvised on endiselt väga kõrged, isegi kui peaks juhtuma madal vesi. Ühesõnaga riigil on jumalast ükskõik hiidlaste suhtes, las surevad välja. President käib naaberriike külastamas selle asemel, et korra vaadata ja tähelepanu pöörata, et saartel elavad ka eestlased ja Eesti inimesed. Nii, milline on teie kogemus või ettepanek? Ettepaneku, ma ei oska öelda, tähendab ettepanekut ei saagi enam teha, sest see protsess on nii pikale veninud ja nii, kui sa näed aastast aastasse niisugust riigimeeste suhtumist ehk mitte riigimehelikku suhtumist, siis ainuke soov, et tahaks need inimesed samamoodi kannatama panna ja siis nad laskuvad tavalise inimese niisugusele tasandile, et mis see siis ikka teeb, kui sa tänapäeval 21. sajandil 9 tundi ootad, vaatad, kuidas autod lähevad siit kellegist miskist järjekorrast. Tähendab, ainult sellisel kardinaalsel puhul saaks seda olukorda veel kuidagi parandada, ehk siis tuleks ka nende riigimeeste nii-öelda, kes aastaid tagasi teadsid juba, millised laevad tulevad, tähendab, ühesõnaga, see on niivõrd pikk teema, et lihtsalt sõnu ei ole, ausalt öeldes. Et laevad peaksid olema sellised, et nad ei sõltuks ilmastikust ja samas ka mere süvisest. Milline see laev peaks olema? Minu meelest oli aastaid tagasi, kui Leedu ajal juba nii-öelda tehti uus konkurss, kes hakkab vedama, eks ole, siin Hiiumaa ja Mandri vahet. Olgem ausad, kui 25 aastat tagasi riigivalitsus oleks otsustanud teha silla, mis ei oleks maailma mõistes mitte midagi erilist olnud, oleks teinud Saaremaa Mandri vahele ja Saaremaa Hiiumaa vahele ja jätnud veeteeks ainult selle, siis me oleksime ammu omadega olnud kasumis. Kellegi raha poleks kellegi taskusse läinud ja asi oleks ammu lahendatud ja teati ju, kui hakati uusi laevu tellima, millised peaks olema süvised. Hiiumaa, mis spetsiaalselt tehti omal ajal Hiiumaa selle süvise jaoks, see veeti ju nüüd ka, eks ole, Saaremaale. Et hiidlased, neid on veel vähem, nende kisa karjumine, see ei jõua ju mitte kuskile. Tähendab, siin oleks lahendusi olnud, aga kuna meie riigis ei vastuta mitte keegi, mitte millegi eest, siis lihtsalt niisugune asi saab jätkuda ja lõpmatuseni jätkuda. Ja kuidas eelkõnele nimi oli eesnimed, ma võtan teile? Paul. Ja mina olen Ülle. Nii, täna? Et ega me ei tea, millal me ju täna ka üle saame, et me praegu oleme, eks ole, et kuna kehtib üldjärjekord, kuna laevukesed sõidavad, eks ole, vaba graafiku alusel, aga samas on ju eelistatud, mis on ka normaalne, eks ole, kaubaveosed, alarmsõidukid, mis iganes, aga tegelikult, mis selline olukord tähendab? See tähendab alati, et kuskilt hakkab must joon jooksma, ehk siis oleme jälle 70-ndates, 80-ndates, ehk siis keegi kuskilt, ma olen täiesti kindel, kui meie näiteks praegu 4:30 praami peale ei saa, siis me näeme, kuidas teatud autod hakkavad ikkagi kuskilt tulema, sest et keegi meist ei taha ju kella 12 täna oodata, aga täna on reede.
erakordselt madalast veetasemest siin Rohuküla sadamas annab märku ka see vana laevavrakk, mis tänu taandunud veepiirile on nähtavale ilmunud.